oli niimoodi, tere hommikust kõigile, meil olid siin väiksed tehnilised viperdused ja nüüd me siis saamegi alustada väga praktilise ja ägeda teemaga. Kontrollin igaks juhuks, kas heli on ilusti olemas. Jah, on olemas. Siis tänaseks teemaks on, kuidas teha AI abiga veebilehe auditit ja minu meelest praegu on nagu eriti see päevakorda nagu tulnud ka, sest inimesed vibe-koodivad oma veebilehti on ju, ja siis peab ka olema see oskus, et aru saada, et kuidas see siis toimib. Ja üldse, kui mõtelda selle peale, et koduleht on ikkagi number 1 põhiasi, kus kliendid saavad otsustada, kas nad tahavad sulle kliendiks tulla või mitte, siis see on tegelikult nii oluline osa turundusest. Külas on Katrin, keda ma arvan, et meie veebikooli jälgid juba teavad väga hästi, aga võib-olla paar asja huvitavat fakti, mis sa viimasel ajal mis on sinu viimase aja tegevused turunduse valdkonnas ja kuidas AI on nüüd praegu mõjutanud ka sinu turunduse tegevusi? No turunduses ma näen, et AI sõidab ikkagi ju täiega sisse, et siis aina rohkem saavad inimesed ja väiksed ettevõtted ise oma asju ära teha ja siis ega ma ei jäänud ka siin niisama istuma, et ma läksin tegelikult nüüd TalTechi õppima informaatikat ja tehisintellekti, et selline uus õppekava on neil ja minu arust on see ka mega põnev, et siis ma olen juba sealt saanud päris häid mõtteid, et võtan just selliseid mingeid äritehisintellekt on üks huvitav aine ja andmekaevandamine tarkvaraarendusagentidega, et siis ka uuendada oma skill'e, et ma ei oleks lihtsalt selline meta-adside ja tavaline mingi turunduse kampaaniahaldur, vaid et ikkagi ma suudaks luua terviklikke süsteeme ja oleks kursis kõige viimasemate uudistega ja oskaks erinevaid neid platvorme kasutada. Et väga paljud jaoks AI võrdub ChatGPT, aga tegelikult see, mida rohkem sa sellesse maailmasse lähed, seda rohkem see imeb sind enda sisse ja siis rohkem sa saad aru, et tegelikult sa ei tea midagi. No kas turundajatel töö kaob siis ära või? Ei, kindlasti ei kao ära, lihtsalt see töö muutub, et mingid sellised lihtsad tegevused saab anda arvutile, saad ise keskenduda pigem sellisele strateegiale ja nagu päris tööle, ehk siis mingid copy-paste asju, mingit andmete tõstmist ühest programmist teise, et see on nüüd küll selline asi, mida ei ole enam mõtet teha ja tegelikult on ikkagi, ta aitab ka kogu selle sisu loomisega, et muidugi ma otse ei paneks mingisugust AI tehtud sisu, aga ta aitab näiteks sinu enda sisu ühest formaadist teise, et kui sulle näiteks meeldib palju rääkida, sa võidki teha helisisu ja AI abil siis toota sellest nii blogipostitusi, infograafikuid, pilte või siis vastupidi, et sulle meeldib just kirjutada ja siis oma kirjapildist sa suudad teha näiteks klippe ja muid neid erinevaid asseteid, sellepärast et inimestele meeldib ka ju, mõnele meeldib videosid vaadata, mõnele meeldib artikleid lugeda, et sul oleks kõigile midagi. Ehk siis nagu turundaja teadmised peavad muutuma universaalsemaks või mida sa mõtled täpsemalt selle strateegia all, et strateegiline turundaja ma mõtlen seda selle all, et keegi, kes suudab ikkagi hallata seda turunduse pilti, et kui sul on mingi üks hästi väike lõik, siis on suur oht, et seda väikest lõiku võib hakata arvutid ja tehisintellekt üle võtma, et see oleneb ka muidugi, et milles sa siis oled hea, et kui sa oled nagu maailma tasemel mingis ühes väikses lõigus, siis on vähetõenäoline, et arvuti niipea selle üle võtab. Aga kui sa tead, et sa oled niisugune enam-vähem keskpärane, siis on küll oht, et sa ei suuda enam konkurentsis püsida. Ja teine asi on see, et sul on ikkagi vaja õppida ka neid erinevaid AI tööriistu, et sa saaksid olla produktiivsem. Et siis, kui sul on vaja kui kõik teised teevad AI-ga 10 korda kiiremini, 10 korda rohkem, siis sa oled lihtsalt konkurentsist väljas, kui sa teed käsitsi mingeid asju. Et selles mõttes on vaja, turunduse vallas on küll vaja kõikidel inimestel ikkagi nüüd ümber õppida või asju juurde õppida, et vana viisi ei saa enam teha. Et kui ma olen vaadanud ka erinevaid uuringuid on, et öeldakse, et need on erinevad, aga kuskil 40% inimestest peavad ümber õppima või midagi juurde õppima, et nende töö muutub. Ja turunduses on see ka väga suur, see osakaal, sest et seal on nagu neid ülesandeid, mida saab delegeerida ja üleeile ma käisin ka just TalTechi innovatsioonifestivalil, seal toodi ka välja, et AI näiteks tõlkimine ja turundus on sellised väikese riskiga asjad, mida sa võid anda AI-le, et sealt läheb see käima kiiremini. Aga näiteks meditsiin või lennundus, et seal on natukene riskid suuremad, et seal ei ole nagu võib-olla nii kiire see muutumine. Kui sina praegu ütleme, kui sa paned ennast ettevõtja rolli, sa oled ju ettevõtja ise ka pakkudes turundusteenuseid,
aga nüüd, kui sa paned ennast, ma ei tea, näiteks niisuguse keskmise Eesti ettevõtja rolli, oletame, et tal on seal, ütleme, üks inimene, üks koer on ju ja siis võib-olla nagu mõned ostab teenust raamatupidajalt ja nii edasi, noh, ärme siis võib-olla kitsamaks mine, et kas see on tootmisettevõte või see on, ma ei tea, e-pood või midagi muud. Mis oleks sinu nagu sellised soovitused ettevõtjale, mis on need asjad, mida nüüd saab juba AI ära teha ja kus on see, kus ta peaks palkama ikkagi turundust ja millist turundajat ta peaks palkama? No mina arvan, et kõigepealt oleks vaja ikkagi rahulikult maha istuda ja mõelda, mida sa üldse teed enda nagu ettevõtte nagu protsesside mõttes, noh, turundus kitsamalt, aga tegelikult üldse, mis on siis need töölõigud ja protsessid, mida sa teed päevast päeva ja kas seal on midagi, mis on selline korduv ja tüütu ja rutiinne asi, mis ongi siis sotsiaalmeedia postituste tegemine. Jah, ideaalne, mida siis annaks kas või osaliselt automatiseerida, et sa saaksid ise teha neid asju, mis siis veel arvuti ei tee või siis mis on sellised noh, nagu mõttekamad tegevused ja no igasugused need müügitunnelid ja asjad, et inimest on vaja selleks, et see loogika ja strateegia välja mõelda, et millist nagu funneli või müügitunneli tüüpi näiteks valida ja kuidas siis, millised tehnilised lahendused võiksid selle sulle ära teha. Aga siis, kui sa selle oled üles seadistanud, siis neid nagu jooksvaid tegevusi, noh näiteks mingit reklaamide, raportite tegemist või mingit dashboardi, need sa saad ju ka valmis panna ja siis lihtsalt on sul vaja jooksvalt hallata, et vaadata, et kuidas need inimesed siis seal müügitunnelis liiguvad, kas kuskil nagu nii-öelda lekib, et oleks vaja lappida või kust saaks optimeerida, et siis nagu päris iseseisvalt need süsteemid ennast ise püsti ei pane. Aga kui see on juba tehtud, siis on suur nagu mägi ületatud ja siis on vaja jooksvalt lihtsalt haldust, millega võib-olla on vaja sisse osta natukene konsultatsiooni, aga väike ettevõtja võiks siis ikkagi ise saada hakkama sellega, et nagu näha, mis süsteemid töötavad ja mis on nagu sellised mõttekad tegevused ja mis mitte, et nagu jooksvalt kogu aeg ennast parandada. Aga kui ma küsiksin sedapidi, et kui sa peaksid homme palkama endale turundaja, siis millise turundaja sa ise palkaks, mis on need põhinõuded sellele turundajale? Sinu poolt näiteks? No ma tahaks, et ta oleks kogenud ja kogenud siis selles mõttes, et tal on kas hästi lai silmaring, et ta teab nagu mida turunduses proovida, mida testida või siis, et ta on selles valdkonnas olnud, et ta teab, millised strateegiad just selles valdkonnas töötavad. Et see on tegelikult väga huvitav erinevus ka, et kui ma vaatan USA, olen mingites nendes mastermindides ja gruppides, et seal on turundajad ülimalt spetsialiseerunud mingitele kas kindlatele teemadele või siis töölõikudele, aga meil on rohkem selliseid nagu üldisemaid turundajaid ka, sest et meil on lihtsalt nii väike turg. Et kui ma ütleks, et ma olen nüüd kinnisvaramaaklerite turundaja, siis ma saan võtta ühe nagu maakleri Tallinnas ja teise Tartus ja siis no suht nagu kõik või. Et siis see on nagu see erinevus, et siis ma tahaks jah kedagi, kes oleks selline isemõtlev, et kui sa pead kogu aeg nii-öelda lapsehoidjat mängima nendele alluvatele või abilistele, kes sa võtad, siis tegelikult sa võiksid seda lapsehoidjat a la AI-le ka mängida, et on vaja kedagi, kes suudaks nagu ise initsiatiivi üles näidata, pakkuda ideid ja tee see välja ja testida, sest turundus tegelikult on ju selline lõputu testimine, et saada teada, mis siis nagu töötab paremini, sest alati saab paremini. See ei ole, mitte kunagi ei saa turunduses olla nii, et nüüd meie turundus sai valmis ja nüüd siis laseme igavesti sedamoodi, sest et nagu alati on võimalus paremaks saada. Aga AI-oskused? Ja AI läheb ka kogu aeg edasi. Et see on ka tegelikult suur dilemma, et noh, et osad ma tean, et kardavad näiteks mingit süsteemi püsti panna ja sinna investeerida, sest et paari kuu pärast võib-olla tuleb mingi uus ja veel ägedam äpp, mis siis nagu oskab palju kiiremini ja palju ägedamalt teha seda, mille sa juba püsti panid. Et siis selle vastu ei olegi mingit head rohtu, et ma pigem soovitan, et alustada kuskilt ja jooksvalt siis, kui tulevad mingid paremad lahendused, et siis võib ju upgrade ida etapi kaupa. Et ei pea nii, et iga kuu teed oma süsteemi ringi, sest et noh, mul on ka niimoodi, et iga kord, kui ma teen YouTube'i lahti, jälle mingi täiega, noh, mingi maailma muutev revolutsioon, no kõik need uudised, mis tulevad, et ongi väga raske, et see läheb nii meeletu kiirusega. Aga kui lihtsalt istuma jääda ja vaadata, et küll ma hüppan millelgi peale, kui see AI osa nagu valmis saab, aga ma arvan, et see ei saagi valmis, et see lähebki eksponentsiaalselt edasi ja sa jääd nagu eksponentsiaalselt maha, et väga palju ma olen ka kuulnud neid
ka mingeid ettekandeid ja koolitusi, et need käärid, et need, kes on siis ainult natukene chati kasutanud või AI-d, et nad kasutavad seda nagu guugeldamise aseainena versus siis need, kes panevadki endale juba mingid poolautomaatseid agentseid süsteeme püsti ja teevad automatiseerivad tegevusi, et siis nagu see oskuste, skillide vahe, see läheb nii kiiresti, nii suureks, et siis osa inimesi jäävad maha. Et see juurdeõppimine on väga oluline. Jaa. Lubasime näidata teile seda AI auditit ja hakkan pihta, et kuna niikuinii on siis AI puhul on päris tihti see, et AI teeb tööd ja inimesed saavad siis samal ajal edasi rääkida, on ju. Et siis meie plaanime samamoodi, et paneme AI tööle ära ja näitame sulle tulemusi ja siis samal ajal saame edasi jutustada siin sinuga. Aga me võtsime endale testiks täiesti niimoodi spontaanselt kokku leppides võib-olla 2 minutit enne seda laivi, et millise lehe peal me seda testi teeme. Ja ma pakkusin välja sellise lehe Katrinile, et nagu vibekoodimine.ee ja see vibekoodimine.ee on minu ütleme orkestreerimisel AI poolt tehtud tegelikult. Ja see on WordPressi leht, et praegu hästi popp on see, et öeldakse, et mine tee Lovapallis leht ja nii edasi, aga tegelikult Lovapalli miinus on ikkagi see, et ta ei tule sul otsingutes välja. Kui sa tahad endale ärileht ehitada, kui sa teed maandumislehte, siis on väga okei, et sa teed Lovapalli. Sul on kiiresti vaja üles saada, sa paned sinna reklaami taha, aga kui sa tahad, et sul hakkaks ka orgaanilist liiklust tulema, ehk siis otsingute pealt liiklust tulema, siis minu soovitus ei oleks Lovapalli peale teha, seda enam, et nüüd saab tegelikult ka WordPressi lehti vibekoodida. Et see leht on mul tehtud puhkuse ajal. Samal ajal ma põhimõtteliselt lihtsalt olin perega puhkusel ja ühendasin ära WordPressi Claude'iga. Seda kõike me õpetame siis WordPressi õpiprogrammis natukene rohkem, aga samas ka AI digistrateegi programmis, et mis nüüd varsti uus lend läheb peale. Et kuidas WordPressi vibekoodida, aga kuna see on AI poolt tehtud, mina ei ole seda korralikult testinud veel läbi, sest see on nii värske leht ja ma ei ole lihtsalt jõudnud sellega tegeleda, siis paneme selle nagu testi. Ja selle jaoks, et seda testida, on siin olemas meil üks, võtan siit need vilkuodased välja, et on olemas selline prompt, mida sina saad ka kasutusele võtta. Selleks, et sa saaksid seda prompti nüüd kasutusele võtta, siis Mirel teab, mis on see sõna või sina tead ka? Prompt oli vist. Ahah, ühesõnaga Mirel või Kirsike saab panna siia ühe sõna. Kui sa siia kommentaari selle paned, siis sa saad ka ligipääsu sellele promptile. Ja sa võid oma lehe või siis kellegi teise ärilehe või teenuse lehe, kellele sa oled teinud, et siis selle sama promptiga põhimõtteliselt läbi testida. Et ma ei tea, ma korraks võtan siis ette ekraani jagamises, Katrin saab öelda või võtad ise hiire ja siin on see prompt, mida siis. Jaa, ma kirjutasin sellise prompti ja tegelikult te võite ka mitte nii pikka prompti kasutada, et siin on inimesed, ma olen vaadanud, et juba tundub, et hakkab vaikselt minema paremaks see AI-de võimekus, et need ülipikad promptid ei olegi võib-olla varsti enam nii olulised. Aga praegu ma ikkagi tegin, et suunata seda, milline see väljund tuleb ja mis ma siis tegin, et mida ta kõik võiks selle lehe puhul hinnata, siis siia lõppu ma tahaks, et te paneksite selle kodulehe koodi. Kodulehe koodi saab kätte nii, et sa lähed enda sellele kodulehele ja vajutad parema hiileklõpsuga ja siis on view page source. Ja siis tuleb teile suur hunnik teksti, mis siis ongi tegelikult see tehniline kood, milline sinu leht välja näeb ja tegelikult ega Google ja LLM-id, nemad ju ei vaata sinu lehte nii, nagu inimene vaatab nagu sellise visuaalse pilguga, nemad näevad sinu lehte koodina ja kui 2 lehte näevad visuaalselt sarnased välja, nad võivad SEO ja turunduse mõttes olla väga erinevatel tasemetel, et kui ühel on lihtsalt mingisugused suured plokid teksti ja teistel on normaalselt struktureeritud, siis see võib teha väga suure vahe. Ja üks, mis ma veel mõtlesin, mis siia juurde võiks panna, on see, et ma panin siia ka lingi, kui te ei ole veel installinud, et siin saabki näidata, kuna see on siin võõras arvuti, et mul endal on olemas. Selline Google Chrome'i plugin on nagu Go Full Page ja selle saab lisada oma sellele brauserile ja mida see teeb, on siis see, et sa saad teha screenshot'e tervest lehest. Ja mina olengi siis seda teinud ka niimoodi, et teedki vahest mingist ägedast veebilehest või enda lehest screenshot'i ja siis saad teada, et annad nagu sellele LLM-ile analüüsida, et mida ta seal näeb. Ehk siis ta toob sulle siia üles pluginatesse sellise fotoaparaadi pildi
ja siis ta teeb sellest lehest nagu täis screenshot'i ja siin paremal pool sa saad seda alla tõmmata kas PDF-i või pildina. Praegu ma vaatan, et see ei ole megapikk leht, et ma panen lihtsalt copy image, aga vahel võib juhtuda, et kui su leht on hästi pikk, et siis see pilti läheb, keelemudel teeb ta väiksemaks, sest liiga suur pilt on ja siis ta läheb uduseks ja siis hakkab see keelemudel plõksima, et ma ei näe lugeda seda. Ja siis ma olen laadinud alla PDF-ina ja pannud siis. Ja miks ma teen praegu Geminis selle, et te võite valida ükskõik oma lemmikkeelemudeli, et mul on ChatGPT-s, kui ma olen teinud neid sarnaseid teste, on tihti juhtunud see, et see ChatGPT ütleb, et prompt on liiga pikk, ehk siis kui su kodulehe kood on hästi pikk, siis chat hakkab pipardama, aga Gemini ei ole mul veel selles mõttes pirtsutama hakanud. Et siis jah, paneb siin selle, vaatab siis seda nii pilti kui siis ka. Ja tegelikult on lühikokkuvõte tehtud, et ma panen uuesti ekraani jagama. Jah, et te võite ka panna jooksma endal siis selle prompti ja siis ta teebki prioriteetide tabeli, ütleb, mis siis seal on tehniliselt kaasaegne, visuaalselt puhas, et tundub, et see Claude on teinud ikkagi suht okeid tööd. See hierarhia, seda ta vist ei saanud näha sealt sellest, et aga need toob välja, mida siis te võiksite ka, noh, igaüks siis saab oma lehel, saab isegi Excelisse lükata, mis siin on. Ja siis heading title. Et nagu näha, siin on küll tööd, et selles mõttes, et ma arvan, et mitte kellelgi ei ole ideaalset lehte. Alati on midagi, mida saab paremaks teha. Ja tegelikult, kuna see on ju vestlus, see keelemudelid on ju chatid, et tegelikult sa saad siit ju edasi küsida. Et näiteks, kui mingisugune soovitus on, mida sa ei oska teha või näiteks sa võid öelda, ma tahan nüüd teha näiteks seda soovitust, et kuidas ma saan, et sa saad siit edasi minna, sa saad oma mingeid teisi lehti, sest see oli praegu konkreetselt siis selle avalehe kohta test, aga kui sul on mingid teised olulised lehed, näiteks mingi päringu küsimise leht või hinnakirja leht või siis mingid pakkumised või need lehed, kus saab osta, et siis need võiks ka läbi lasta ja teha siis endale sellise plaani, kuidas oma lehte parandada. Et muidugi see ei asenda mingit täiesti põhjalikku auditit, aga ma ütleks, et see on väga hea nagu aja ja kvaliteedi suhtega, et noh, mis meil läks mingi 5 minutit, et see valmis teha vähem kui 5 minutit. Samal ajal sa rääkisid, on ju? Jah, et 5 minutiga sa saad mingid põhiasjad kätte, mida hakata tuunima, et saad kuskilt minema ja tegelikult seda saab täiustada veel ka ju sellega, et kui sa lähedki enda logid näiteks Google Search Console'i sisse, võtad sealt mingid raportid maha, võtad kas või näiteks sealt Screaming Frogist mingisugust infot enda kodulehe kohta. Google'il on olemas selline leht nagu Google PageSpeed Insights, mis siis analüüsib sinu lehekiirust ja siis seda nii-öelda Core Web Vitals, mille sa võid ka võtta siis need tulemused, anda siis sellele chatile, öelda, et nii, kuidas nüüd siit edasi saab, mis oleks nagu need prioriteedid, millega ma saaksin siis oma lehte veel paremaks. Et kas keegi jõudis proovida ja kas te avastasite ka midagi oma lehe kohta, mis ei olnudki teile varem teada? Ja kirjutage, kui teil on mingeid küsimusi praegu, et mis iganes küsimusi, et meil on veel aega, õnneks me räägime, me oleme jõudnud ajastusse, kus AI teeb tööd ja inimesed saavad rohkem rääkima hakata, siis julgelt kirjuta, mis küsimused sul tekivad veel. Kui sa oled siin ettevõtjana kuulamas, siis võib-olla sind huvitab on ju see, et milline peab olema see turundaja tase, keda sa enda tiimis hoida tahaksid. Sellepärast, et ettevõtjatena me ju kõik tahame endale väga efektiivseid töötajaid, on ju, sest kui meil efektiivseid töötajaid või tiimiliikmeid ei ole, siis see võrdub sellega, et meie ettevõte jääb konkurentsist maha ja kokkuvõttes võib see tähendada on ju seda, et sa pead oma uksed kinni panema, sellepärast, et kellegi teise tiimis on nutikamad turundajad. Või kui sa oled siin ise praegu teenusepakkuja ja võib-olla sa töötad ka või tegutsedki turundusvaldkonnas, et mina näiteks küsiksin siis, et mis on see, mida ma kindlasti juba peaks nagu laskma AI-l teha ja no ma küsingi siis, et kui oletame, et minu põhisissetulek on olla teenusepakkuja, mul on kliendid, on ju, ja ma tean, et nagu oletame, teen turundust neile siis või olen virtuaalassistent näiteks, et mis on need tegevused, mida tegelikult ma praegu peaks juba AI-ga tegema? No sa saad enda ettevõttes ka juba automatiseerida, et näiteks kui sulle tuleb päringuid, et
ma tegin ka seal digistrateegile grupis eelmine aasta sellise lühijuhendi ja video, et kuidas sa saad ehitada endale siis nii-öelda hinnapakkumiste koostaja, et siis ta võtab esiteks selle emaili. Mina panin seal triggeriks niimoodi, et kui sul on kodulehel päringuvorm, mida inimesed saavad täita, et nad on huvitatud, siis päringuvorme saab seadistada niimoodi, et kui ta saadab sulle siis selle kirja, et seal on päises on mingi konkreetne pealkiri, näiteks päring kodulehelt. Ja siis ma seadistasin selle triggeri niimoodi, et kui mailboxi tuleb kiri, mille pealkirjas on sees sõna päring, siis võta selle kirja sisu, siis võta Google Drive'ist hinnakiri ja pakettide ja teenuste kirjeldus, saada ChatGPT-sse, koosta siis selle küsimuse ja hinnapakettide alusel normaalne pakkumine, mis siis võiks, seal olid mingid tingimused ka, et kuidas see struktureerida, miks see võiks välja näha ja siis pane sinna meilide mustandisse siis see pakkumine ja siis sina saad ise minna vaadata, et kas see tundub normaalne ja välja saata. Muidugi saab ka kohe välja saata, aga ma nii julge esialgu ei oleks. Et siis nagu enda selliseid tüütuid asju saab automatiseerida ja kui sa pakud teenust, siis sa saad ka oma klientidel, sest et sellised põhiasjad nagu meilidega tegelemine, sisu loomine, sisuideede genereerimine, niimoodi, et nagu kõigepealt on hunnik ideesid ja siis sina ise valid välja. Et need on nagu sellised lihtsad asjad, mida saab automatiseerida juba. Lisaks hästi palju sellist jooksvat analüüsi ja haldust, et kas siis kasutada näiteks Google Looker Studiot või siis osad ma tean juba vibe koodivad endale mingisuguseid lahendusi, et kuidas sa saaksid näha kuskil dashboardil või sellisel nii-öelda andmelaual oma infot, et sa ei tegeleks sellega, et sa logid sisse Google Adsi ja Facebook Adsi ja Google Analyticsisse ja siis vaatad sealt selle kuu andmeid ja eelmise kuu andmeid, et siis sa oled põhimõtteliselt 3 kohta sisse loginud ja 2 erinevat seda ajavahe vaadanud, et see kuu ja eelmine kuu, kui sa tahad võrrelda, et siis sa oled nagu 3 kohas 2 korda klikkinud, et siis oled põhimõtteliselt 6 raportit vaadanud, võib-olla kuskile Excelisse või tõstnud, et see kõik on mõttetu töö, kui sa pigem teeksid, et see andmed jookseksid kõik ühte kesksesse kohta ja siis sinul oleks ülevaade, et sa suudaksid siis analüüsida neid või siis ka kasutada AI abi, et kuule, et vaata, meil praegu turunduses andmed jooksevad niimoodi, et Facebookil läheb selliselt, Google läheb selliselt, kodulehe liiklus tuleb sellistest kanalitest, et mis sa arvad, et mis me võiks veel parandada, et kuidas saaks asju paremaks teha, et siis nagu kasutada siis seda AI-d ka sellise koostööpartnerina, millega mõtteid põrgatada, mingisuguseid näiteks AB-teste võib-olla läbi viia ja siis anda tagasi, et näe, nüüd me tegime sellise testi, sellised on need numbrid ja siis kogu aeg parandada ja optimeerida, et mulle väga meeldis tegelikult ka Mr. Grateful ehk siis Dominic Ashburn, tema jagas ühes YouTube'i ettekandes ja videos, kuidas tema sai oma Instagramis 100 000 jälgijat sellega, et ta siis põrgataski ChatGPT-ga oma postitusi niimoodi, et ta kõigepealt ütles, et mis sa arvad, millest ma võiks postitada, vaatas seal, mis talle tundus ka huvitavam, tegi need postitused ära ja siis andiski nende postituste tagasiside või nagu statistika, nagu need screenshot'id, et kui palju vaadati, likeiti, kommenteeriti ja siis koos töös chatiga arutasid, et miks ühte või teist postitust likeiti ja jagati rohkem kui teist, miks üks oli populaarsem kui teine. Testime siis neid hüpoteese, millised teemad lähevad rohkem inimestele peale ja niimoodi kogu aeg jooksvalt põrgatades ja oma sisu arendades saigi lihtsalt suhteliselt lühikese ajaga sai 100 000 Instagrami jälgijat endale. Ehk siis põhimõtteliselt turundaja töö on muutumas strateegiliseks, sest ma olen ise ka nagu näinud, et inimesed, kes ei tea valdkonda ja kui nemad hakkavad kasutama AI-d, siis nad ei oska tegelikult isegi küsida. Nad ei saa arugi, kas see nüüd AI andis neile õige vastuse või mitte õige vastuse. Et see, et sa tegelikult, AI ei ole minu hinnangul praegu näiteks, mina olen WordPressi maailmas teda testinud, ja ma näen, kuidas ta paneb kalasid seal ja teeb igasugust asju, mida üldse tegelikult teha ei tohiks ja poleks hea. Aga ma oskan seda hinnata, sest et ma olen ise WordPressi maailmaga tuttav. Et nagu, kuidas sul praegu tundub, et kas AI-d saab kasutada maalimaalt ja teha imelise turunduse enda ettevõtte jaoks nagu maailmaklass tipptasemel või pigem nagu sa pead ikkagi nagu saama aru nagu nendest põhistrateegilistest asjadest turunduses?
no põhiasjadest võiks ikkagi jah aru saada, et noh, et oletame, et ongi see mingi Maalimaalt on ju, et kui ta teeks üksinda turundust, siis ma arvan, et koos AI-ga ta saaks kindlasti parema turunduse, kui ta teeks nagu täiesti üksi oma nagu loogika järgi. aga kui ta nüüd natukene kas viiks ennast kurssi nende turundusstrateegiatega, õpiks, harjutaks või siis võtaks kellegi kogenud turundaja juurde ja kombineeriks seda AI-ga, siis ta saaks nagu kindlalt veel parema tulemuse. Et see tegelikult jah, sõltub, sest et ka mina näen, et kõik need keelemudelid, no nad aeg-ajalt ikkagi ajavad sulle jama ja sul peab olema ikkagi mingil määral oskus öelda, et kuule, mis asi see nüüd on. Ja tegelikult, kui ma teen neid koolitusi ja gruppe, et see on igas valdkonnas nii, üks väga nagu äge näide, mis mulle üks osaleja tõi, on see, et millegipärast seal treening datas kuskil sellel ChatGPT-l on sees see, et ka professionaalsed koristajad kasutavad akna pesemisel Fairyt. Aga tegelikult see ei sobi, noh, see ei pidavat sobima üldse. Ja siis ma mõtlesin, noh, mis asja, et kindlasti kui küsida nagu paremini, proovisin selle erinevat moodi uurida ja tõesti, ChatGPT soovitab aknaid pesta Fairyga. Väga huvitav. Ja sa võid nagu väga pange panna niimoodi on oma asjadega. Nüüd on meil tulemas AI digistrateeg, ma ei teagi, mitmes lend see on. Oota, neljas lend. Mis on erinev võrreldes sellega, mis oli nüüd, ma ei tea, esimesega ma ei hakka võrdlema, sellepärast ma lihtsalt mõtlen, et vaata, see ongi see, et aeg on nii palju edasi läinud, AI on nii palju arenenud, tööriist ja kõike muud on juurde tulnud, aga mis see aasta juhtub teistmoodi kui näiteks eelmiste gruppidega? Et nagu töövoogude mõttes või too mõni näide, et noh, ma ise kujutan ette, et seesama asi, mis sa ütlesid, see päringute tegemine on ju, et kui varem sa oleks õpetanud inimestele, ma ei tea, copywriting ut, et kuidas kirjutada häid tekste ja neid kirju on ju inimestele, et saada need päringud lukku, siis praegu sa õpetad, et tee Make'iga automaatika, et see asi nagu töötaks sul ilma sinu panuseta. Või mis on veel sellised näited, mida sa see aasta teed teistmoodi grupiga kui eelmiste aastatega, et mis on see, kuhu sa suunad neid turundajaid, meil on 2 paketti seal, üks on ettevõtjatele, üks on nagu turundajatele, et kuidas ja mida sa suunad teistmoodi võrreldes varasemaga? No see on alati olnud, et noh, jagada, et ma jagan mis ma olen värsked, need kõik programmid, mida ma olen testinud ja teinud ja siis kas on siis olnud edulugusid või siis ka, et noh, et see ikka ei kõlvanud kuskil, et noh, vahel ikkagi need AI asjad ei tööta, aga ma arvan, et selle uuel grupil tulebki fookus ka rohkemgi sellise nagu automatiseerimise ja siis nende süsteemide ühendamise ja funnelite peale, et see oli varasemalt oli ka väga tugevalt sees, aga varasemalt oli ka rohkem sellist tehnilist tööd, et kuidas noh, mingid tag manageri asju ühendada ja mingid piksleid, et need kindlasti need jäävad sinna, aga võib-olla mitte nii suures mahus, sellepärast et mulle tundub, et nüüd ongi see, et sellist nagu, noh, ma ei saa öelda, kas nüüd väga lihtne tehniline, aga see AI aitab seda ja tegelikult on tulnud ka niisuguseid valmis lahendusi ja pluginaid, et see ei ole enam nii tuumateadus, kui ta oli siin paar aastat tagasi, et see asjad lähevad lihtsamaks, et siis pigem õpetada ja suunata neid tulevasi siis turundajaid ja teenusepakkujaid sellele, et nad suudaksid siis näha seda suuremat pilti, strateegiliselt mõelda ja kokku panna, et meil ongi nüüd, tegelikult selle grupiga oli ka, viimased paar kõnet ongi olnud sellise nagu, kuidas analüüsida, kuidas neid eesmärke seada ja sellist nagu turunduse nagu süvitsi mõistmist rohkem ja seda noh, ongi, et see tuleb sellise kogemuse ja harjutamisega ja meil tegelikult oli ka mõte, et äkki meil õnnestub teha midagi sellist, et osalejad saavad päriselt läbi proovida mingite kampaaniate või turunduste hindamised, kui on mingeid ettevõtteid, kes tahavad, et nendele tehakse kampaaniaid või neid turundust siis nende osalejate poolt niimoodi, et mina vaatan üle kõnes ja siis vaatamegi, kuidas numbrid on, kuidas nagu laivis näha, kuidas mina haldaks kampaaniat, kui ma näen mingeid numbreid, mida ma nüüd muudaks, kuidas ma neid hindan. Et selles grupis oli rohkem nagu selline teoreetiline, et ma rääkisin, mille alusel, mida ma vaatan, aga kui me saaks reaalselt võtta mingid ettevõtete kontot, kes siis on nõus oma numbreid niimoodi kõnedes jagama, siis selle vastu saavad selle tasuta halduse, et see oleks ka selline äge uuendus, mis siis sisse panna. Jah, et kui näiteks mina ettevõtjana, kuna ma hullult ise armastan turundust, siis mina kindlasti tahaks ise turundajana tugevamaks saada oma ettevõttes on ju. Et siis selles programmis ongi nagu erinevad sihtrühmad, et üks on ettevõtjale, kes tahab ise oma turundust teha ja seda targasti teha ja selle
programmi jooksul siis ehitada üles need ai automaatikad, et tõesti, nagu sa ütlesid, on ju, et kogu turundus taandub lõpuks sellele, et sa ehitad üles need müügisüsteemid ja siis sa ainult haldad neid põhimõtteliselt, on ju, et sa nagu jälgid, et need töötaks ja parandad ja optimeerid neid siis tasapisi edasi, et see on nagu iga ettevõtja unistus, ma arvan, aga tegelikult täna ka reaalsus tänu ai-le. Et seda saad õppida selles õpiprogrammis omaenda ettevõtja näitel või näiteks, kui sa oled praegu teenusepakkuja ja sa tunned, et teenusepakkujana kuidagi kõhe tunne on, sellepärast et ai nagu kipub ära võtma mingeid ülesandeid siin ja sa märkad, et võib-olla oled, ma ei tea, virtuaalassistent näiteks ja sa märkad, et kliendid enam ei telli nii palju ja enam ei ole nagu nii palju neid kliente ukse taga, vaid pigem nagu ütlevad sulle ei, sest noh, ettevõtjad ju loomulikult tahavad võimalikult vähe kulusid oma ettevõttesse ja sellepärast nad automatiseerivad ja iga tark ettevõtja kasutab ai-d. Ja kui sa tunned ka, et võib-olla nagu et nagu ma ei tea, kas ma suudan siin jooksu pidada, et äkki peaks palgatööle tagasi minema, siis ma ütleks, et ära mine, vaid õpi ai-d kasutama strateegiliselt. Tegelikult sa oled turul väga väärtuslik tänu sellele oskusele. Ja teine on karjääripöörajale, mis on jälle see asukohavabaduse ja selline hea tunne, et vahet pole, kust maailma otsas sa ka parasjagu oled, et sa saad seda tööd teha arvutis. Ja kolmandas on siis on ju turundus huvilisele või kui sa oledki, ütleme ka juba mingil määral näiteks sotsiaalmeedia spetsialistina tegutsenud ja jälle tunned võib-olla seda, et ai kipub nagu seda tööd natukene siin ära võtma, et ettevõtjad ei telli võib-olla või sa tead, et sa pead nagu ajaga kaasas käima. Et siis hetkel on meil, kuna meil programmil on aega, siis me veebikoolis teeme alati niisugust hästi head, kõige paremat pakkumist just varajastele liitujatele. Et siis hetkel on need kõige parem aeg liituda. Ja kuna programmil on garantii, siis tegelikult kaotada sul ei ole midagi, et kui sa programmi jooksul avastad, et see ikkagi ei ole sulle, siis see 14 päeva garantii kehtib alates sellest, kui see programm pihta hakkab, nii et sa saad kogeda seda, proovida, sa saad juba tegelikult praegu mingitele materjalidele ligi ka. Ja kui sa tunned ikkagi, et see pole nagu minu jaoks, siis sa saad veel rahulikult ümber mõelda ja raha tagasi. Ja mis on hea, on võimalus, et kui need summad tunduvadki korraga väljakäimiseks liiga suured, et siis tegelikult sa saad maksta osade kaupa või taotleda järelmaksu. Et eraisikuna saad sa teha kohe kassalehel seda, kui sa oled ettevõtja, siis me teeme sinuga eraldi nagu järelmaksulepingu. Et see aeg praegu kindlasti on selline, kus me ei saa mööda vaadata sellest, et tööprotsessid on muutumas ja tööviisid on muutunud, need ei ole enam nii nagu vanasti ja nüüd meil lihtsalt nii ettevõtjatena kui ka teenusepakkujatena peaksime nagu hakkama teistmoodi oma asju ajama, sellepärast et see on lihtsalt aja küsimus, kui muidu me jääme kaotajateks. Nõme on rääkida seda juttu, sest et ma arvan, et kõik inimesed on tegelikult väsinud sellest ai nagu FOMost. Mina ka, ma nagu vahepeal lihtsalt nagu üle küllastunud sellest, et ai võtab su tööd ära, aga no tegelikult seda ei siia. Jah, ta võtabki need lihtsamad asjad ära ja see on juba juhtunud, et ka juba eelmine aasta ma olin ühel üritusel, üks siis rääkis, et tal mees koondati, et siis kõik LHV vallandas kõik oma testijad, sest et neid teste kirjutavad siis nüüd seeniorarendajad siis ai abiga ja vaatavad üle. Siis keegi rääkis, kes osales siis Töötukassa kaudu, et tema see juhendaja või kes seal on, konsultant, ütles, et päris palju on näiteks juba graafilisi disainereid seal Töötukassa järjekorras, sest et sellist lihtsamat tööd võetakse ära. No ja tõlkijatel on ka praegu väga raske. Ja eks neid erinevaid töölõike tuleb ja virtuaalassistentidel, kes siis teevadki selliseid hästi lihtsaid töid, näiteks e-mailide sorteerimine või siis mingit nagu korrastamine, mingi niisugust nagu väga lihtsat admin-tööd, siis sellest ka päris suure osa saab automatiseerida ja teha oluliselt kiiremaks, mis tähendab, et sul oleks vaja juurde õppida sellist veidi keerukamat oskust või siis oskust kasutada neid tööriistu. Ma võin tuua näite, minul oli see desktop arvutis oli lihtsalt igasugust pahna täis ja mul ei olnud kunagi aega seda korrastada ja siis ma võtsin appi Claude'i
ja ütlesin, et tee mulle palun plaan, kuidas sina korrastaksid mul desktopi ära ja ta pakkuski välja, et nii, need tõstaks sellistesse kaustadesse, tõi välja, et ma nägin, et sul on seal hästi palju turunduse ja strateegia teemalisi, need ma paneks ühte, helid ja need videofailid ma paneks ühte, siis installikad teise, siis ma teeks kausta arhiiv, kus siis on asjad, mida pole 2 aastat muudetud. Pakkus välja seal mingi 10 erinevat kausta, siis mõtlesin, okei, tundub mõistlik, tee ära. Siis ütles, alustan tööd, see on 850 faili, läheb veidi aega, aga tegelikult läks mingi paar minutit ja ma nägin jälle oma arvuti wallpaperit. Ma ei ole seda näinud, ma arvan, 10 aastat ja oligi nagu siuhti tehtud. Et see on näide sellest praktilisest igapäevast, et kui sa pakud teenust ja sul on kliendid ja kui ettevõtja ütleb, kuule, sina esitasid mulle selle tegevuse eest 3 korda, keskmiselt virtuaalassistendi tund on näiteks 25 euri, on ju, et sina esitasid mulle selle tegevuse eest siin 200 eurot arved, AI tegi mul selle ära tasuta peaaegu ja 10 minutiga, on ju, et siis ongi nadi tunne. jah, aga siin on, mina näen ühte küsimust Kristina poolt, kes küsib, et kas sa kasutad Claude'i, Gemini, ChatGPT-d ja kas tavakasutaja oma või profi oma? See on täpsustus WordPressi jaoks. WordPressi jaoks minul on nii ChatGPT tasuline kui ka Gemini tasuline kui ka Claude tasuline, sellepärast et mulle meeldib AI-d ka omavahel üksteise peal testida, et tavaliselt kui ma annan mingi ülesande nagu chatile, siis ma küsin Gemini käest, et no vaata üle, mida see chat tegi siin, et kas tegi mingeid kalasid ja pangasid ka ja alati neile meeldib väga üksteist kritiseerida, seda ma olen märganud, et lõpuks nagu nende 3 sümbioosi vahepeal tuleb välja võib-olla see tõde, eriti mis puudutab neid asju, mille osas ma ise kindel ei ole. Aga WordPressi osas mina olen praegu teinud siis Claude koodiga, ühendanud ära nagu WordPressi lehega ja siis sellega teinud, aga ma räägin, see ei ole niimoodi, et ütled Claude'ile, et kuule, tee mulle nüüd WordPressi leht, on ju, ja siis ongi that's it, see on tehtud, et tegelikult ma nägin, kuidas ta tegi ikkagi, pani mingit teerada, ühesõnaga ta armastas kirjutada koodi hästi sinna kostumkoodi sisse, siis ma hästi keelasin teda, et ainult pluginaid kasuta olemasolevaid, et jääks kontroll minule, on ju, ja nagu selliseid asju, mida muidu ma ei oleks osanud öelda, kui ma tunneks WordPressi maailma. Et praegu ei ole see aeg, kus paljud asjad ei ole sellised, et sa saad turunduse poole pealt 100% usaldada AI-d või mingite muude asjade. Sul peab olema endal see nagu arusaamine, teadmine ja see loogika, aga see loogika tekibki vaata nende teadmiste peale, on ju, et muidu see ei teki. Ja tegelikult ma arvan ka, et ega see, need lavapallid ja need muud poolautomaatsed lehtede omad, kui sa siin piisavalt vaeva näed ja käsed ja ütled, et ma tahan sellist ja sellist ja sellist, siis sa saaksid ka nagu paremad lehed, aga enamus inimesi usaldavad siis seda lavapalli tavalist nagu raamistikku, mille peale ta ehitab. Et et lavapalli disainid on head, aga sa pead seal ise nagu suunama teda siis tehniliselt paluma mingisuguseid asju korda teha, aga tegelikult siis võib ka kas või siis põrgatada AI, tegelikult see on, minule ka meeldib niimoodi lasta üksteisel nende koode või asju üle vaadata, et siis nad toovad välja neid nii-öelda kitsaskohti, et ühel sellel AI-l on üks asi parem, teisel on teine parem, et siis mitte nüüd WordPressi jaoks, aga ma arvan, et teisi ka võib-olla huvitab, et mina kasutan ka näiteks tasulist ChatGPT-d ja siis mul on tasuline Claude ja siis nüüd ma praegu testin ka siis seda tasulist Manust. Ka tegelikult see ka veel. Jah, ja siis mis ma olen vaadanud ongi, et Geminit ma veel ei maksa, aga võib-olla kunagi tulevikus, et Gemini saab paremini hakkama nagu failide ja suuremate promptidega, nagu näiteks ma praegu näitasin. Chat meeldib mulle selliseks igapäevasemaks asjaks ja mõtete põrgatamiseks. Claude'i ma kasutan siis ongi, et see cowork, et ta teeb mul arvutis mingeid asju, et ta suudab ka näiteks brauseris minna mingitele lehtedele ja siis võtta sealt mingit infot või ka näiteks luua mingisuguseid WordPressi lehti. Ja oota, mis see veel, ja Manus teeb mega ilusaid slaide, et ta kasutab nüüd seda viimast Google'i Nanobanana versiooni ja siis see ühtne disain, et miinus muidugi, kui sa nad välja ekspordid, nad on pildina, et on raske muuta, aga see on Manuse enda sees, sa saad muuta ja ta olin väga ilusaid nagu disaine, mina ei oskaks. Manus teeb väga hästi ka metaraporteid, et siin ongi see aeg, kus me jõuame nagu siia, et kui vanasti oli sul vaja nagu teenusepakkujale maksta selle eest, et ta ütleks sulle, kuidas sul reklaamidega läheb, siis tegelikult praegu, kui sa Connectori abil ühendad Manuse ära oma Facebooki metakontoga, siis sa lihtsalt küsid Manuse käest, et kuidas mul läheb reklaamiga ja minul on näiteks Telegramiga on ühendatud ka see Manus, et ma võin ka mobiilselt lihtsalt küsida, et kuidas mul reklaamid praegu lähevad, mida ma pean praegu muutma, mida ma pean tegema. Ja loomulikult ettevõtjana ma ei palka endale siis enam teenusepakkujat, turundajat või sotsiaalmeedia spetsialisti,
kellele ma pean ütlema, et kuule, saada mulle raport ja siis ma pean 3 päeva ootama ja maksma selle eest ka veel, kui maanustab tegelikult mulle selle asja nagu siin mõne minutiga ära. Et see ongi näide sellest, kuidas asjad ja töövood on muutunud ja meil on vaja nagu kindlasti teenusepakkujatena käia nagu uutest nagu selliste uute tööviisidega väga kurssi ennast viia ja minnagi üle uutele tööviisidele, kasutades AI-d maksimaalselt ja ka ettevõtjatena, et me ei pea enam nagu maksma arveid, mis tegelikult AI on võimalik ära teha. Ja no tegelikult Manusel ongi praegu see draama ju, et Meta ostis ju Manuse ära ja seal juba Manuse sees on juba powered by Meta ja sinna business manageri ja reklaamihaldurisse pidid ka need Manuse asjad tulema või juba mingil määral on sees ja siis nüüd Hiina teatas, et tegelikult me ikkagi ei luba seda ära osta, et uurimine käib või ma ei ole nüüd viimaseid uudiseid lugenud, aga võib-olla siis pöörataksegi tehing tagasi. Võib-olla pööratakse, no siis tuleb mingi uus asi, sellepärast et igal juhul see maailm on muutumas. Nii, me läksime, aitäh teile, et vastu pidasite, 13 minutit läks meil mõnusasti üle, aga ma loodan, et see vestlus oli kasulik sulle ja see pani sind nagu nii ettevõtjana mõtlema, nii turundajana, teenusepakkujana mõtlema ja siis saad rakendada seda prompti ka, et kui sa järgi vaatad, siis samamoodi kirjuta prompt sinna kommentaari, siis saad seda kasutada oma veebilehe osas ja väga tänulik oleks, kui sa annaks tagasisidet, kuidas see prompt sinu jaoks töötas, et kas sa said midagi väga head sellest analüüsist teada või tekkis hoopis rohkem küsimusi, et me mingi aeg hoiame kindlasti siin kommentaariumis ka silma peal, et kui sul tekib ka järelvaadates mingeid küsimusi, siis lihtsalt tag'i kas Katrinit või mind või veebikooli ja saame siis vaadata ja vastata. Aitäh kõigile ja mõnusat reedet, päike on väljas ja naudime elu, las see AI teeb tööd, ma ütlen. Ja jagage siis, kuidas teil, mis te avastasite oma lehe kohta, mis see kõige kasulikum oli selle väikse mini-auditi tõttu. Ja. Tšau. Tšau.